aga vanaema, kelle elus, või seal on ka see, et just nimelt sinu suguvõsa naistel või tähendab, peategelase suguvõsa naistel on see tants või et kõik on osanud tantsida, on olnud head tantsijad, aga et seal on ka see vanaema või vanavanaema nagu lapse või noorpõlve mälestus, kus ta kohtus oma mehega, et mees võttis ta peol tantsima ja juhtis, ta just nimelt allus selle mehe kontrollile, et seal oli nagu selline väga oluline moment. Ja siis on muidugi see, kuidas enamasti Eesti mehed ei taha üldse tantsima minna, et sealt tuli see väga jõuliselt välja, et kuidas tantsuga tegelikult mingi saatus otsustati. Jaa, aga see mees ei olegi Eesti mees, et kes tähelepanelikult loeb, et seal algab, siin raamatus on hästi palju seda keele teemat, et mis keeles sa oled kodus ja mis keeles sa armastad. Ja see mees, selle mehe emakeel ei ole eesti keel, et mis ka tuleb tagasi selle raamatu teises osas, kus peategelasel on mingid suhted. Et jaa, ma tegelikult üldse minu eesmärk ei ole üldse kirjutada 20. sajandi naiste põlvkondadest, et seda nii palju, see on nagu omamoodi klišee, aga tõesti siin on autobiograafilisi jooni ja see vanaema on minu vanaema sarnane, kellega ma koos kasvasin, kui mul on ka vanemad. Ja tema tõesti tantsis ja no igas selles põlvkonnas siis on tants, eks, et kui tähelepanelikult loed, siis seal päris lõpus, kus tegelane on nii-öelda nagu läbipõlenud ja mõtleb sellele tantsule ja milline tants võiks kanda välja sellisest füüsilisest emotsionaalsest august, siis ta mõtleb selle vanaema tantsu loole. Aga siis ta mõtleb, et kes tegelikult juhib. Et see on ka paaris tantsus, et kas siis juhtis see mees tegelikult seda tantsu ja võib-olla ka seda elu, et äkki ei juhtinud, et natuke ka praegu tantsin erinevaid tantse lihtsalt hobina ja praegu on väga 21. sajandi tantsus on väga see teema, et kes juhib. Et ka ideoloogiline küsimus ja et tegelikult võivad olla ka nagu naised, et naine võib tantsida naisega ja naine võib ka juhtida meest paaris tantsus, on ju, et mitte klassikalises valsis või selles foxtrotis, mida seal tantsitakse, aga et on palju nagu Lõuna-Ameerika tantse näiteks, kus ei ole mingit vahet ja siis on väga huvitav vaadata seda nagu võimudünaamikat, et mõnes mõttes see tundub väga ahvatlev, on ju, aga tegelikult on see päris raske, et kui sa juhid teist naist ja kui sa juhid teist meest sellises seal on huvitavaid asju, mille peale mõelda. Ja ometi ei ole see ainult, et see tants on nagu lihtsalt väga kandev kujund, aga ma nüüd vaatasin, kui ma lugesin üle seda raamatut ja vaatasin seda kompositsiooni, et ühelt poolt ta just nimelt, et ühelt poolt on see tsüklilisus, aga teiselt poolt on see ka selgelt nagu lapse kasvamise lugu, eks ole, täiskasvanuks saamise lugu, kodust eemale minemise lugu ja siis ma vaatasin, et siin on 4 osa ja tegelikult esimene osa keskendubki vanaemale, et kuidas vanaema tegelikult juhatab seda last sinna maailma sisse ja samal ajal see maailm on väga väike, et nad on ju põhiliselt seal toas, kus kogu elu toimub, eks ole. Siis teine osa oli väga huvitav, see on tegelikult see üleminek või see nagu puberteet või siirde mingisugune periood, kus tegelikult tulevad ka sellised huvitavad teemad ja mulle tundus, et isegi nagu sellised traumaatilised jällegi, et näiteks see kontroll, et see kontroll ja hiljem siis selle kontrolli nagu ma ei tea, vabastamine või minnalaskmine, et ka see, et mis elufaasis mingisugused asjad on ja et kust see siis nagu see peale surutakse ja seal tulevad ka siis need igasugused ma ei tea, mingid trennid ja kas iluvõimlemine või ja kus ka treener kaalub ja siis sellest kõik sõltub ja see oli ka huvitav, oli see päevade teema oli selline ülekuulamine arstikabinetis, et millal viimati kordav küsimus peategelasele, et kas sa kukud läbi eksamil, et kõigi teiste ees sellised küsimused, eks ole, et ka aeg teine ilmselt ja et jällegi üks huvitav vaade sellele naise elule, eks ole, et see on midagi, mida jälle ilmselt poiste, ma ei tea, kergejõustikutrennis ei ole selliseid küsimusi, ilmselt võib-olla teised mingisugused keerulised piinlikud küsimused, eks ole, et ja kolmas osa oli siis juba see laias maailmas, et olemine mujal ja samas ka see kogu aeg see nagu ära tagasi igatsemine võib-olla ja ma vaatasin, et
kellegi lugemismulje, äkki see oli Arp Müller, kes kirjutas, et tema jaoks oli, et väga äge raamat, aga et 4. osast ta ei saanud midagi aru. Ja siis see 4. osa, see tegelikult nagu tundubki, et see on nagu paus enne midagi. Aga et see et mõnele lugejale või vähemalt ühele lugejale oli see nagu selline, et mis see nüüd siis on? No see ongi see hingepime öö, eks, et ja seal ongi talv ka, et see on küll terve aasta ring on selle aasta sees, aga see peabki olema paus ja see peabki olema selline enesesse vaatamise koht ja selline vaikus, kus ongi natuke igav, kust hakkab midagi sündima. Et see on nagu huvitav, et ma ei tea, võib-olla naised loevad seda nagu teistmoodi, kui meil on see täna selline teema, aga võib-olla ei loe ka, et seda luges üks meestõlkija, siis ta pidi sellest kirjutama retsensiooni kirjastajale. Siis kirjastaja ütles mulle, et väga hea retsensioon oli, aga tõlk ütleb, et seal raamatus on väga palju loodust. Jah, jah, seal on palju loodust, aga et loodus on siiski eesmärgistatud millegi teenistuses, et see ongi see tsüklilisus, millest sa räägid ja täpselt see teise osa nagu need siirderiitused, et lapsest tütarlapseks, tütarlapsest nooreks naiseks, mis toimus ka Eesti ühiskonnas sellel ajal, et kuigi ma olen siin raamatus ekstra hoidnud seda ambivalentsust, et siin ei ole mingit sõpruse puiesteed ega on ju, et kõik toimuvad asjad, mida me ära tunneme, aga ma ei nimeta neid tahtlikult, et säiliks mingi selline ruum ja mitmehäälsus. Ja seal lõpus peabki olema paus. Vähemalt minu jaoks on selles raamatus loogiline paus siis, kui toimub ikkagi mingi selline mõranemine või seda võib mitmed moodi kuulda, et see on see nagu elu mujal, aga sarnaselt lisaks sellele, et kuhu sa kuulud, mis tekitab sellist lõhestumist, on tegelikult just selline sisemine kontroll, mis on selline Eesti tublide tüdrukute asi, et me kõik tunneme selle ära, et tegelikult sel hetkel ei suru enam keegi sulle peale, et see peab olema selline ja käituma niiviisi aga see on juba selline enese vangla, millest siis tuleb, ikka me vabaneme siin, rääkisime siin uusvaimsusest, et midagi ei kasutab selleks, eks, aga et võib lihtsalt nagu võttagi pausi. Vaat seda loodust on sul seal palju kirjutatud, ma sain aru, et see oli mingi etteheide, ma arvan, et see on väga hea, et sa seda kirjutad ja mõnuga ja pikalt ja näiteks sa võrdled minu arust sa ei võrda, sa kirjutad väga pikalt ka Hollandi loodusest, pikalt, nii mõnuga ja samal ajal on sellest kirjandusest kuidagi tundub niimoodi, et ikkagi igatsetakse selle Eesti looduse järele, et see Hollandi loodus seal on ikkagi tegelikult natuke nagu vastik või niimoodi, kuidagi igav või midagi taolist. Et Eesti looduse kirjandused on ikka väga sellised niisugused, ma tahaks olla Eestis. No jaa, aga millest me räägime. Et see muidugi on minu seisukohavõtt, aga muidugi, kui puud on kõik reas, on ju, et kas nad siis, meil muidugi hakkavad siin ka kahjuks tekkima sellised metsad, kus puud on reas. See kontroll jällegi. Just, aga seal on see kammitsetus, on ju, et just kui, et kus sa tead, kus on Holland, aga kodutöö on hästi tehtud ja see on Holland, eks, et see vesi on nii-öelda kammitsetud, et see kuulus müüt, kus on tamm ees, eks? Ei, ma olen Hollandis ikka mitmeid kordi käinud ka, aga ja vahet ei ole, see võis olla ka mingi muu koht, tegelikult isegi Saksamaal on natukene selliseid kohti ka võib-olla, aga asi on nagu selles, et sa kirjutadki Eestist, nagu tegelikult see on nagu mingis mõttes on see nagu vägev nagu uutmoodi ood Eestile ja kutsub seda tegelikult nagu hoidma, see kõik ei ole nii, ta ei ole nii ilmselge või kuidas ma seda ütlen, me võime selle kaotada need hääled ja pildid, mida see raamat kirjeldab, me võime need kaotada, see on midagi, mida tuleks nagu hoida ja see on, võib-olla sellest kujuneb mõnekümne aasta pärast nagu monument Eestile, nagu ta oli siin selle sajandi vahetusel. Jah, see on hästi südamega kirjutatud raamat, et kui ma mõtlen, et kuidas ma kirjutan, siis ma mõtlen nagu väga, ei mõtle, aga lood selle oma ilma ja siis see tekib selline hästi sügav tuum enda sisse, see on hästi emotsionaalne. Ja see loodus tuleb sellest tuumast, et mingid muid asju võib-olla mõtled rohkem. Muidugi mitte looduse, vaid ka need vanaemad, eks ole. Et kas sellist vanaema meil juba praegust enam on, eks ole? Jah.
et see on nagu enda hästi minu ilmselt kõige lähemal olev raamat, on ju, et ja aitäh. Ja et olla lõpuni aus, teeme ühe laulu või tantsu pealkirjaga Meeste tugikeskus ja seal tugikeskuses on sama äge olla, kui seal kaevikus nagu Javelinidega Vene tankide ühte tuld anda. No nii, Meeste tugikeskus. Tantsulugu. Koperjanovi tänaval asub Meeste tugikeskus. Naised sind pole tere tulnud, siin ei peeta vestlust. Mehed siit saavad hingelist abi. Iga päev peale tööd tulevad läbi. Olguga, et tööl ega koju pole saa mitu päeva. Tugikeskusesse meest pean mingi väega. Korrapäraselt siin on ta koha. Rahumeelses meestesabas võtab sisse koha. Siin on kaks kaunist äkineidu, kes naeratavad sulle. Pikka juttu nad ei tee, nad ei puhu mulle. Olgugi, et haiseb, olnud on hullem. Tugikeskusesse tõttad, kui liblikas tulle. Sisse lähed, maailm on hall. Välja tuleb kiresi pall. Sisse lähed, oled või narr. Välja asub uhkema sall. Sisse lähed, maailm on hall. Välja tuleb kiresi pall. Sisse lähed, oled või narr. Välja astub uhkema sall. Sisse lähed, maailm on hall. Välja tuleb kirese pall. Sisse lähed, oled või narr. Välja astub uhkema sall. Ja nüüd. Peaauhind. Aafrikast Kimba Lumba saadetud Joa Liivile ja kus on siis krokodilli pilt taga. Juhan Liivi algne luuletus Aafrika mehed, mina tean, teie veel ei tea. Eesti kirjanik 2025. Aasta parim kirjanik on Kairi Look.